Kallid eestimaalased. Selja taga on järjekordsed valimised. On demokraatia pidupäev. Reformierakonnal ei olnud neil valimistel vaja midagi tõestada. Eesti rahval on olnud võimalus näha meid riiki valitsemas varsti juba 15 aastat ja rahva huvi Reformierakonna vastu üha kasvab. Ma ei usu, et tänaseks on üldse alles jäänud palju neid, kes arvavad, et keegi teine oleks Eestit paremini valitsenud. Rahandusministeerium analüüsis sõltumatult, selles mõttes sõltumatult, et keegi isegi ei palunud neil seda üldse teha, kõigi erakondade programme ja leidis, et Reformierakonna oma oli ainus, mida on reaalselt võimalik ellu viia. Kattuvus riigi arengukavadega oli 96%, samas kui teised erakonnad proovisid midagi muuta. No töötavat asja ei maksa teadagi parandada ja valijad teavad seda ka. Katsed meie riik ja rahvast eksiteele viia tegid valimiste võitmise siiski raskeks. Nii minu eelkäijaid Andrus Ansipit kui Taavi Rõivast kritiseeriti liigse ambitsioonikuse tõttu. Reformierakond pole raskusi kunagi kartnud. Andrus Ansip esitas oma mantlipärijale Taavi Rõivasele 5 aastat tagasi väga raske küsimuse. Ta küsis, kas te teate mõnda Euroopa Liidu riiki, kus peaminister ei tahaks elada kriisis, milles riigi tööpuudus on alla 4% ja eelarve ülejääk pea 3% sisemajanduse kogutoodangust. Taavi tänas Andrust selle väga raske küsimuse eest ja vastas, et talle ei tule küll ühtegi sellist riiki ette. Nende sõnadega võttiski Taavi Andruselt vastu mõttelise teatepulga, mida täna on au hoida minul. Ja selle pulgaga kavatsen ma joosta väga kaugele. Eesti edukalt läbi viidud Euroopa Liidu eesistumine, mis tõi meile nii mõnegi komplimendi, näitab, et me oleme olnud õigel teel. Aga et tipus püsida, tuleb edasi minna. Edu ei tohi meid uinutada. Peame väsimatult otsima innovatiivseid lahendusi, et tipus püsida. Ma ei häbene öelda, et Eesti on nii edukas tänu meile kõigile ja tänu Reformierakonnale. Tänaseks on seda mõistnud nii paljud omavalitsusjuhid, keda on meil endiselt arvukalt, koolijuhid, paljud kõrged riigiametnikud, ettevõtete ja kaupluste juhatajad ja sportlased. Nii mõnestki on saanud Reformierakonna liikmed ja kaasamõtlejad. Sport on eestlaste jaoks üldse tähtis asi. Meie president Neinar Seli, kes leiab pingelise töö kõrvalt ikka veel aega hilistel tundidel ka olümpiakomitee presidendina töötada, on öelnud, et ilma rahata tänapäeval spordimaailma tippu asja ei ole. Ja raha on täna Eesti spordis rohkem kui kunagi varem. Paljude riigiettevõtete kasum on just sinna reinvesteeritud ja see on meid kõiki rahvana kokku liitnud. Riik peab toimima tõhusalt ja tulemuslikult. Plaanitud reformid teeme just selle nimel, et tulevikus oleksid kulud väiksemad, kuid tulemused praegusest paremad. Ma nimetan vaid mõnda kavandatavatest reformidest. Riigireform, töövõimereform, koolivõrgureform, kiirabireform, politsei menetlustöö tõhustamine, kohtumenetluse kiirendamine. Kriitikud on juba muidugi jõudnud öelda, et need reformid on täpselt samad reformid, millega tegelesid juba Rõivas ja Ansip. Mina ja Reformierakond ei saa aga juba nime tõttu reformidest taganeda. Vastupidi, reformid peavad olema järjepidevad ja stabiilselt jätkuma. Ent ka traditsioone tuleb muidugi hoida. Sinimust-valge rahvuslipu kinnitas oma autole esimesena just reformierakondlane Jaanus Rahumägi juba 2005. aasta iseseisvuspäeval. Oma riiki tuleb hoida. Igal hommikul ma rõõmustan selle üle, et Eesti on liberaalselt juhitud. Riik tohib majandusse otseselt sekkuda nii harva kui võimalik ja üksnes seal, kus see on vajalik. Ja ma võin teile kinnitada, et peale jäätmemajanduse, energeetika, roheenergeetika, raudtee, sadamate, transiidi, alkoholi ja ravimitööstuse ning riigifirmade tegevuse ei sekku riik millessegi. Mitte millessegi. Pidupäeval ei tahaks ma siiski poliitikast kõnelda, sest Eestimaa inimesed on sellest juba väga väsinud. Ma siiski loodan, et nii IRL kui sotsiaaldemokraadid tegelikult mõtlevad nendes kategooriates, mis on hea Eesti jaoks, sest Reformierakond mõtleb ainult sellele.
lendu lastud idee, et valitsuse võiks moodustada koalitsioon, kuhu ei kuulu Reformierakond. Vaat see mind väga rahulikult mõtlema ei pane. Mõte sellest, et Eesti huvid võivad jääda kaitseta, teeb mind ärevaks. Reformierakond tahab kasvatada Eesti inimeste kindlustunnet. See tähendab eestimaalaste suuremat heaolu. See tähendab teadmist, et rahaasjad on strukturaalses mõttes tasakaalu lähedases korras. See tähendab garanteeritud julgeolekut. Meie eelarvekava on parim eelarve, mida praegustes oludes saab teha, ja seda pole sugugi mitte vähe. Keegi ei tohi Eestis olla kõrvale jäetud. Järjest vähenev tööpuudus ning Eesti inimeste rõõmsad näod, näen siin publiku hulgas ka uut säravate silmadega Riigikohtu esimeest ning peaprokuröri. Need näod kinnitavad meile, et aeg reformide jätkumiseks on küps. Kindlalt edasi!